Liprus vilistas mängu alanuks, sõidame ja ligikaudu 2 tunni jooksul saame siis teada ka, kuhu me välja jõuame. 6. mäng tänavu Tamme staadionil on ikka kodukindluseks kujunenud, kui siin hästi leitakse praegu Rudenko üles, lipp jääb alla, Rudenko jõuab karistusalasse, löök ja tuleb esimene värav Harju Laagri poolt 4. minutil. Danil Rudenko! Kiitsime rääkisime just väravahtidest ja teisel siis Harju värava suul Jan-Martin Vainol suurepärane läbisööt, Rudenkol väga liikumine sinna liini taha, suluseisu ei olnud, tark ajastus ja ka suurepärane sööt ja ka edaspidine tegutsemine Rudenko poolt ka sai palli ilusti maha ja seal Lappal oli juba keeruline. Kallas natukene ikkagi magas maha selle söödu ja hästi põnev oli näha, kuidas pool tähistamana näeme veel kordusest. Vainola saab palli väga kaua aega, saab seda palli sättida. Ikka prima sööt sinna liini taha. Ja Rudenkol muidugi õigeaegne jooks ka. Tuli Rudenko ääre pealt, liikus niimoodi sisse, siin kaabernurgast läheb kahjuks välja, aga jah, ta hästi targa liikumisega mängumees selle avangu sinna liini taha tegi ja selles mõttes ikkagi korralik lõpetamine ka, et on ju Kangaslahtigi ka sinna kasti nüüd viidud ja vaatame kohe Kallaselt. Kangaslahtit otsiti ka. Veelma viib palli tagasi karistusalasse, sealt tuleb löök! Ja hetkel jääb lippa! Pedro Manuel! Seda veel kindlasti hakatakse Lillekelas edasi tagasi kerima, aga siin olukorras tuleb natuke Harjumeestel endale tuhka pähe raputada, et seal jäi ikkagi Tammeka mängumees täiesti vabalt sinna liini taha ja Vainule ka seal ikkagi väga koha peal oli naelutatud, et siin näeme Haidaralt ka veel päris huvitavat. Kes andis märku, et oli suluseis, vaatame, kas Manueli hooaja 5. värav jääb püsima või mitte. Ehk näeme korra veel. Veelmalt muidugi oivaline tõste ja oli rohkem seal Kauan esialgu suluseisus. Siiski võis ka ikkagi Manuel seal olla. Seda stopp-kaadrit jah, see on ikkagi täitsa piiripealne nii-öelda. Oli ju samal joonel ääre kohta. Vaatame, kas ta on ääre olukord tekkimas. Mis siin nüüd toimub? Ja kas ei ole viga Soolas hetkel, pall jääb mängu? Marinil ka see pehme Brasiilia puude. Nägisin, et ei saa temaga alla jääda, aga Marin ka tegelikult. Nii, Koskor, Marin! 34. minutil läheb Tartu Tammeka juhtima! Ja kui ei löö Koskor, lööb Marin. Kiitsime siin Marini puudet. Puude oli siin siuke tort, aga pani ka selle kirsi siin nüüd rünnaku lõpus peale sellele tordile. Ikka suurepärane rünnaku lõpetamine ja kui enne kiitsime siin Harju sirgjoonelisust ja sellist konkreetsust rünnakul, siis praegu nägime Tammeka esituses ka ikka suurepärast rünnakut. Harju avaväravat, et kuidagi unine on see Tammeka algus olnud, siis väga hästi on üles ärgatud, väga hästi leiti üles Koskor, pehme sööt Marinile, ole mees, löö sisse ja Marinil on 300 Premium-liiga mängu jagu seda kogemust, et see pall sisse panna. 301. mäng, 53. värav ja vilistab Tanel Üprus 18. vooru kohtumise Tammeka ja Harju vahel lõppenuks. Üks võit Harju Laagri üle, võite magus. Mis selle võidu päeva lõpuks tõi? Võit oli väga magus, et hea meel, et Tamme staadionil oli täna nii palju rahvast, et tõesti oli kuulda neid ja suur kummardus neile, kes tulid siia mängu vaatama. Et see on väga oluline meile, aga mängu, et ma arvan, et täna oli siuke rohkem võitluslik mäng, et tegelikult me ei suutnud oma mängu peale suruda selles mõttes, et me oleme tõestanud ennast teisel ringil siukse palli valdava meeskonnana ja kahjuks me läksime natukene Harju mänguga nagu kaasa, tuli siuke rohkem pilla-palla, ping-pong mäng, et sellest on natuke kahju, ma arvan, et oleks võinud
palju kergemini see võit tulla, aga see oli väga magus, et väga kõva võitluse tulemusel tuli see 3 punkti. No esimese värava lõi Harju, löödi 4. minutil, kas olite veel natukene kuidagi mõtetega puhkuse juures või pigem mitte? No nii täpselt ei oska öelda, aga tegelikult siin teises ringis, mis on välja tuua, et meil on olnud niimoodi, et 2 mängu, siis on mingi 2 nädalat vaba, 2 mängu, 2 nädalat vaba ja nüüd oli jälle 2 mängu ja 2 nädalat vaba, et tegelikult see lõhub nagu mängurütmi, et võib-olla pidime täna natuke kauem seda otsima, aga jälle suur kummardus meeskonnale, kõva võitlus ja kõik mängijad ja ping, kes tulid ja tõesti, et väga kõvana. No eile pidas meeskonna peatreener Karel Voolaid sünnipäeva. Kas see võit on natukene talle kingituseks ka ja kas riietusruumis ootab teid nüüd hea parem? Kindlasti, et Voolaiul oli sünnipäev, et see on talle kingitus kogu rahvale, Tartule ja üks mängija meil kihlus ka Jacki, et ka talle ka, et kõikidele. No ja sinul eelmises mängus täitus 300 mängu Premium-liigas. Kui oluline see tähis oli sinu jaoks? No ütleme nii, et tegelikult hooaja alguses ma ei teadnud, palju neid mänge oli ja Voolaid küsis ka, et palju sa oled mänginud nagu Premium-liigas ja mul kohe nagu ma ütlesin äkki 260 midagi. Peale seda vaatasin ja siis juba hakkasin jälgima, et kui lähenes, et siis hakkas nagu huvitav. Aga muidu niimoodi otseselt ei jälgi neid mänge. No Tammekal on praegu hea hoog sees Tamme staadionil. No tundub, et see on praegu teie kodukindlus, et 6 mängu mängitud, 4 võitu, 1 viik ja 1 väga-väga napp kaotus. Mis selle hoo taga on? Kas see ongi see staadion, kas on publik, ma ei tea, Voolaiu taktika? Ma ütleks üldse, et kogu teine ring on olnud päris vahva. Okei, päris palju mänge on siin olnud, aga need, mis on võrsil olnud, need me oleme ka vist võitnud 2 tükki ja suurte vastu. Et lihtsalt ma arvan, et esimene ring meil kuidagi otsisime ennast suht kaua ja siis me leidsime, aga ikka nagu olid mõningad probleemid ka praegu realiseerimisega, et sinna need punktid kadusid ja saime tegelikult suht vähe punkte esimene ring. Aga nüüd oleme tegelikult ennast leidnud. Täna küll ei tulnud see ideaalne meie mäng palli valdamisega, aga me oskame seda mängu mängida ja me oleme tõestanud ka esinelikuga, et me võime ka palli valdamises neist kõvemad olla. No järgmisena Pärnu Vaprus võõrsil, natukene võib-olla provotseerivalt, tuleb seal ka 3 punkti? Ei, ma selles mõttes, et me lähme sinna 3 punkti järgi, aga midagi nii kindlalt ma ei hakka ütlema, et ma olen näinud neid inimesi, kes siin hõiskavad ja pärast on suur jama. Et me lähme sinna võitlema, et Pärnu on olnud, nagu ma aru saan, ka eelnevad aastad siuke väga ebamugav vastane Tartule ja see aasta meil on 2 mannetut viiki nendega 0-0-0-0. Et lähme neid vigu parandama, et kas õnnestub, seda näeme juba. Okei, aitäh sulle, Pavel, palju edu! Täna 1-2 kaotus Tammeka vastu. Millest täna puudu jäi? Puudu? Võimalustest. Me suutsime palli küll hoida, aga väga võimalusi ei tekkinud, et oleks pidanud rohkem võimalusi tekitama, rohkem palli kasti tooma ja selle järgi väravaid lüüa. Ütleks, et sellest ei puudust ja sellisest agressiivsest mängimisest, nahaalsest mängimisest ka. Ja. No, esimese värava eest hoolitsesite teie. Kas tuli mingisugune vabanemine ka, teades, et hetkel on selline natukene keerulisem periood käsil? Vabanemine, milles? Mentaalselt. Kui me esimese värava lõime või? Ei, otseselt mitte. Värav on värav, ega kui me 5. minutil 1-0 lööme, see ei tähenda, et mäng kuidagi tehtud oleks. Et pigem mitte, kuigi nagu tavapärane peale väravat on tavaliselt vastastiimil nagu rohkem initsiatiiv ja umbes niimoodi enam-vähem kui oli meil. Aga mingisugust sükest julma vabanemistunnet ei tekkinud peale seda väravat. No, vaadates seda hetkeperioodi, kas on võimalik ka kuidagi näpuga millegi peale näidata, et milles see viga seisneb, et neid võite ja isegi viike ei tule hetkel? Kui ma teaks, siis oleks kergem. Ei oska kindlat asja välja tuua.
pole midagi, ei saa minevikku vaadata, tuleb vaadata edasi ja keskenduda sellele, mis võimalik veel muuta on. Aga kas see praegune mäng Tammeka vastu andis lootust, et on võimalik see laevanina õige pea ümber keerata? Muidugi on, alati on. Et eelmine mäng täpselt samamoodi, läksime küll juhtima, suutsime asjad enda vastu mängida, aga alati on võimalus. Järgmine mäng Narva Transi vastu kodus. Hetkel tundub, et Transi vastu tahavad kõik mängida, ehkki on ju öeldud ka, et see viimase koha võistkond võib olla natukene ettearvamatu. Jaa, eks neil kvaliteeti on ettearvamatu, ega me ei lähe neid kuidagi alahindama, et vahet pole, kas me mängime Transiga või kellegi teisega, et absoluutselt vastasest ei sõltu see tahe mängida, minu jaoks vähemalt. Okei, aitäh sulle, Kris!